Järjest, 5 prooli. Raigo teeb väga rahulikult. Raigo no. Sõõb ongi välja veninud. Nüüd kes seda näha ka jääb. On täpselt niimoodi, et kui sa pead astuma. Tegime mati puhtaks, aga nüüd see on niisugune twisteri mäng põhimõtteliselt. See on, ei, need on need sammud, kus sa pead maha viimisega minema, et kui baaskurs tuleb, siis nad saavad kohe nii. Mina tegin. Meil hakkab MMA baaskursus 5. september. Kogu info on Team Asturi kodulehel. Panen ka descriptionisse. Ehk et kes ei ole veel registreerinud, registreerige ja trennis näeme. Nii, sparring tehtud. Esmaspäeval tegin maadlust ja jõuks ja kuna jõuks oli täpselt sama nagu eelmine nädal, siis ei hakanud seda näitama. Ja eile oli jits ja siis veits kerge taassarjutused, sest et täna oli korralikult 5x5 sparrid. Nüüd läheme vahetame rehvid ära, sest et mu esimesed rehvid on täiesti siledad. Autod siukest nagu traktoriga sõidaks praegu, mis on nagu ebareaalne. Õhtul on jits ja siis tänasega veel pool. Homme tööle ja miks see nädal nii läheb. Nii, rehvid said vahetatud, siis õppes üle auto. Pea fookus on väga oluline, et pead ära ei anna. Kuusa maha ei pane. Kuidas see liigub nii, et pea läheb vabaks? Kuusad oskast tuleb seda? Riksu mingi natuke, vaata, otsi natuke. Jah, mingi otsi, on ju. Tere hommikust! Täna on 20. august ehk pidupäev, taas iseseisvumine. Mina aga lähen hoopis tööle. Siis peale seda on boksi lapad Melnikuga ja õhtul on veel jõuks. Kell muidugi arvab, et ma olen ära suremas, sest et mu resting heart rate selle meelest on ülikõrge. HRV, konversaalsema probleemiga, mis asi on ka väga kõrge. Aga keegi tark mees ütles mulle kunagi, et ära lase kellal kontrollida elu. Ehk et kui sa tunned ennast hästi, siis ju sul on hästi. Kui sa tunned ennast väga kehvasti ja su kell ütleb, et sul on väga kehvasti, no siis võib-olla on nagu õige. Aga kui sa nagu tunned ennast hästi ja su kell ütleb, sul on halvasti, siis nagu keda sa usud? Igastahes jah, eile mõtlesime ka seda, et peaks siis lõpuks peaks selle röösteri ikkagi parandusse viima. Et mul kasuisa vaatas ka üle ja ütles, et no katki. Et ta ei osanud ka mitte midagi öelda. Et jah, aga kuna täna on püha, eile kirjutasin, täna on püha, siis ilmselt on vastu uue nädalal. Loodame, et uue nädalani vastu peab. Kui näed, Eesti suvi on läbi saamas. Ebareaalne ilm. Ja mul on muidugi kõige vastavamad jalanud selle jaoks. Nüüd lähme teeme boksi ära, proovime seal veits väikse vigade paranduse teha eelmisest boksi sparringust ja siis õhtul on veel jõuks. Aga ma ilmselt teen boksi ära ja siis lähen koju, magan ja siis lähen jõuksi. Et jah, egas muud midagi. Lähme trenni.
trenni tehtud, vaatasime pärast mu paari sparingut ka ja kell on praegu 5 ehk et ilmselt on minek koju, söök ja siis 8-9 aeg läks jõuksi. Mis ajast meil siuke tramm on? Esimest korda näen. Aga võib-olla mingi nõukaaegne. Väga hea uni oli. Natuke liiga hea. 100% olen kindel, et mul oli seal ei tule kohe und. Aga sellest ei ole hullu, sest et homme saab magada kauem, kuna ei ole tööpäev. Aga nüüd veits chillan. Mingisugune, ma arvan 10-15 minti. Ärkan korralikult ülesse. Ja siis põrutame jõuksi. Tegelikult väga ei ole elus olemise poolt jõuksis nagu niisama settide vahel. Aga praegu on vaja täita eelmise nädala jõuks. Sest et ma unustasin nädala lõpus complete vajutada mõlemale. Eelmine nädal ma tegin veits improt, aga kuna ma olen jõuksi teinud juba omajagu aega ja ma jõuksi treeneris ma ka enam-vähem tean, siis läks enam-vähem samast auku, ainult hüpped panin mööda. Aga kõik muu on suht sama. Õlad on üllatavalt okeid täna peale boksi. Ma ei taha teada, mis mu jalad hüpetega teevad, aga noh, jällegist hüpped on jällegist lihtsamad. Et jah, aga on aeg teha järgmine set, mitte muliseda siin kaameraga niisama. Läks veidi liiga palju. Nagu liiga palju. Urskas välja lausa. Hüpped olid normaalsed. Üllatavalt normaalsed. Me teeme 90 kiloga hardi jälle. Jõuks ei olnudki täna nii hull, kui ma arvasin, et on. Kodust välja minnes tundus, et tuleb raske, aga jällegi eksisin endas. Ehk et vahest lihtsalt tuleb minna trenni, teha trenn ära. Enamasti on, et kui sa selle vurri käima saad, siis on normaalne. Aga kui sa teed oma esimesed harjutused ära, proovid käima saada, ikka ei saa, siis on siuke grindimise session. Siis tuleb ära teha lihtsalt. Aga täna oli siuke normaalne, mõistlik. Raskesed liikusid hästi, keha on juba päris hea, oma hommikul varkus saali, annan trenni, siis on grupitrenn meestega ja siis vaatan, kas ma teen boksisparri või siis kickboksisparri. Ilmselt lähen kicki tegema, sest ma olen 2 nädalat teinud boksi ja ma tahan katsetada, kuidas mul boksiga läheb. Enne. Okei. Mis see kohe kukutada käega? Kas nüüd on kogu aeg peal, vaata? Jaa. Muidu on see, et ma... Siia, nüüd sa teed see, mis teed sellest tegi, vaata. Siia on. Seda. Jah, Nüüd sa oled kinni. Sa ei saa kärt üles enne. Nii. Nüüd ma tahaks tegelikult seda kätte saada. Mis sa rääkisid? On raskalt seda peale. Jah. Aga üles enne. Ja. Auto käis paranduses või mehaaniku juures veermiku kontrollis. Ma olin seal vist tund aega. Ütles mulle, et 15 minti läheb. Sest et ma läksin sinna, siis nad vaatasid mu auto, mis iganes veermiku tegid ära ja siis ei leidnud, siis ma ütlesin, et äkki on eelmise remondiga, mis oli aprillis. Siis nad vaatasid seda, uurisid seda
ja siis ma ei tea, mida sa kolmekesi vahepeal tegid. Siis tuleb tagasi, võttis mul mingi pildi lahti. Ma ütlesin, mitte nagu, sul on nagu mootor. Inimesed, kes autos mitte minaga ei jaga, nagu mina. Kui saan aru. Ütles, nii siin on mootori padi, okei, sellest sain aru. Ütles, pole kallis, mingi 15 euri. Siis tuleb see mehaanik sisse. Nii. Ja siis hakkas see seletama. Sul on mootori mingi kuradi otsa hoovad. mida iganes. Ja see tuleb ära vahetada. Ehk tuleb mootoril stange. Mäe hakkab ja mootori ees otsas võtad alla, rehvid ära, siis teed selle korda ja siis jah, mingi 4-5 sotti pidi maksma. Elu sees ei maksa. Me kõik teame, kuidas see läheb. Ütleb mulle, et kuule, aga midagi läks veel katki. Nüüd meil on lihapallid, kartul, ketšup ja vanaema tomatid. Ja siis võib-olla olen jälle magama. Reaalselt noh. Ei no kõik päevad ei ole vennad. Tänane sparring oli suht meh minu jaoks. Sain väikse kingitusega kellegilt high-kickiga. Ma ei jätta mitmes raud. Äkki teine või kolmas. Ilmselt homme teen vaba. Keha on veits väsinud. Vahepeal on siukse päevi ka vaja. Alati ei saa hästi minna. Muidu oleks ju lõbus. Sellega siis see vlog lõpeb. See nädal tuli natukene lühem. Loodan, et teile meeldis. Jätke like. Äkki uuel nädalal saab ka auto korda, et lubati teha pakkumine. Aga ma arvan, et selle pakkumise nimi oli nii keeruline, et ei suutnud ise ka seda välja mõelda. Aga vaatame siis, millal järgmine vlog tuleb. Ja kohtumiseni. Olge mõnusad.